alati tuleb inimestega rääkida. Come on, sulle antakse siuke võimalus lennata eralennukiga 2 tundi Melbourne'i ja 2 tundi tagasi. Kuidas sa ütled, ei, ma soovin minna autoga 6 tundi sinna, 6 tundi tagasi, nagu Ants rahustas mu maha, meil on piloot, kes oskab igale poole maanduda, kui midagi peaks juhtuma, la. Ja siis järgmine siis läheb ise hommik lendama. istub rooli põhimõtteliselt Ants. Mul ei ole piloodipabereid, kui keegi soovib teada. Ja see giveaway just algas ja see giveaway sai just läbi ja selle giveaway, selle koti me anname Liinale. Et mitte minna lahku suhtest, kus sa oled sellepärast, et sul ei ole võib-olla rahalist iseseisvust, on keeruline. Et vähemalt, kui sa tahad mingisugusest suhtest välja astuda, mis iganes põhjusel see on, et sa ei pea mõtlema selle peale, et kas sa suudad kuskil mingit korterit üürida mingi aja, on ju. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Oleme tagasi oma väikselt pausikeselt, teie jaoks pausike kestis nädalake, tegelikult me nüüd vist ei ole salestanud umbes 3 nädalat vist. Ei ole. Sorry. Ma ei tea, miks see nii naljakas oli. Me ei ole salestanud 3 nädalat. Ja Antsul oli paberitups kanal ja... Kanal, jah. Mis asja? Kanal. Ütlesin kanal või? Mulle tundus küll nii. Kanal. Kand, millega astud. Ja me istume täna teistmoodi, kes ei vaata, siis näeb, ühesõnaga Ants võib kohe oma sissejuhatust edasi teha, igal juhul ma istun kotttoolis siin palju madalamal ja ma ei tea, miks ma seda paberitutsu nägin, see oli jube naljakas, sest no meil on väike kaos siin hetkel kodus üleüldiselt elus, nii et me varsti räägime sellest kohe edasi, aga ma jätka oma sissejuhatused. Ma tegin ära sissejuhatus juba. Mis sa viimalt ütlesid? Ma ei tea, ma hakkasin naerma. Et me ei ole ammu salvestanud. Jah. Et, aga miks, Brenda, miks sa istud maas ja miks me ei ole ammu salvestanud? Ma käisin operatsioonil vahepeal, nii et tänaseks on operatsioonist möödas 16 päeva. Ja ma ei tea, mida me mõtlesime. Me just mingi tund aega tagasi lindistasime sisse boonusepisoodi, kus me ka natuke sellest rääkisime, aga mõtlen lihtsalt, et ma ei tea, mida me mõtlesime, saame nagu nädal või 2 kohe pärast seda lindistada. Ei tea jah täpselt, mis meil mõttes oli, aga eks vast oligi see, et sa nüüd päris kohe, ma ei tea, jõusaali ei lähe teine päev, aga et mis see siis tooli peal istuda ja juttu rääkida on. Jah, ei, reaalsus oli hoopis teine, kui arvasime, nii et ilmselgelt vaata vanaemaga rääkisin, mul vanaema siin viimased 2 aastat mingid terviseteemad ja käinud suht palju operatsioonidel asjadel, siis ma ütlesin ka, ma üldse ei arvanud, et mul nagu nii kaua see taastumine või mingid asjad aega võtavad, sest ta naaris ütles, et saaks või minult küsida, vaata, et iga operatsioon nagu võtab ikkagi see kõik uuesti aega, et põhimõtteliselt, ma reaalselt teen nagu väikest kvartali ringi nüüd, viimased 3 päeva ma olen saanud alles ringi jalutada, on ju. Et siis see kõik võtab palju aega, võtab läbi, ma olen väsinud, küsimus, kas ma üldse pikalt rääkida saan, on ju, kõik need asjad, nii et ma käisin operatsioonil ja sellepärast jäi meile väike vahe sisse. Muidu oleks võinud muidugi Hans teha kellegi külla meile podcasti kutsuda ja teha episoodi, aga kuna mina siis olin põhimõtteliselt 24/7 voodis, siis keegi pidi ju kõige muu eest hoolitsema. Keegi pidi kogu majapidamist ja kõike käimas hoidma, nii et olin hooldajapõetaja Hans, nii et... Ja, samal ajal tegid meile kõik toidud ette, on ju, majapidamise pärast muretsema ja üks asi on see, et okei, et saad veel hakkama toidu tegemise ja ma ei tea, nipet-näpet kodusin, on ju, aga lihtsalt see, et kus mina ju vajasin hoolt nagu kõigega, et põhimõtteliselt nagu too seda, tee seda, on ju, aga ka lisaks sellele, et kui ma nagu operatsioonilt tulin, siis millal tablette võtta mingid, mina ei tea midagi. Nagu need kõik asjad ka ju tegi Hans. Pani kausi sisse, narksi veits ja see läks. Ja kus üles seda ma tahtsin ka öelda, et mul on nagu natukene, vist juba läheb paremaks asi, aga mul vahepeal, kui ma üritasin siis vlogida kogu seda teekonda, ilmselgelt see kunagi ei lähe see nii, nagu sa arvad, vlogin, teen mingi iga päev update, värk, serki, ei. Mul on enne oppi ja 11 päeva pärast oppi. Ja see, mis ma lindistasin siis 11 või 12 päeva pärast oppi,
sisse on põhimõtteliselt, ma arvan, et ma kustutan selle ära, nagu mul ei ole mitte sellega, ma ei viitsi isegi vaene Katriin peab hakkama seda vaatama, vaata. Et nagu ma ei taha seda isegi Katriinile saata, sest ma räägin seal ja siis on nagu lühis. Mõtled, mis ma üldse rääkisin? Ja järgmine, sama, ühesõnaga. Mul on lühised, ma olen esimesed nädal pluss võib-olla isegi natukene olen ma olnud valuvaigistite all ja lisaks opioidide, nii et ma olen full narksi all lihtsalt olnud mingisugune 7-8 päeva jutti. Tsüklisse tõmbasid ära? Tsüklisse ära, mul on praegu siuksed peavalud. Ma 2 päeva, kui ma olen tõusnud, mul on nii jõhkralt peavalutanud, sest ma ei ole 2 päeva ju tablette ka võtnud, nagu ma räägin mingi paratsetamoolisibumetinist, et siis lihtsalt võid sassis olla, vaata, mu jutt võib natuke seosetu olla ja ma võin ära väsida ja kui Brenda magama jääb, ärge pange tähele, see on nagu ja see on põhjus, miks ma istun siin kotttoolis ja minu meelest võikski hakata podcast'i kotttoolis tegema, see on palju mugavam. Brenda hakkas tegema mingit kotttooli propagandat, nii et vaatame, äkki me ostame ühe veel ja ma olen algusest peale rääkinud, et kotttoolis tuleb podcast'i teha, Hansule see ei sobinud, aga päris hea on siin istuda. Ainuke asi, et see sahiseb võib-olla, kui ma liigutan ennast. Jaa. Aga ühesõnaga minu point oli see lihtsalt, et mul võib nagu lühiseid tekkida ja andke andeks, ma lihtsalt tulen narksist välja vaata alles. Või ma ütleks, et miks mitte kuulajad on nagu harjunud, et sul lühis tegi vahest. Et isegi enne narksi oli nii, et ja mõtle, mis nüüd siis on, ma räägin sellest, vaata. Nüüd olid lühised uuel tasemel lihtsalt. Nii et jah, aga millest me räägime täna, Brenda? Ei mäleta. Okei, alustame sellest, et ma mõtlesin, et sellest tuleb, ilmselgelt tuleb sellest vlog, väga põnev, väga huvitav, aga kuna mina käisin siis operatsioonil Melbourne'is ja me oleme Griffithis, siis nende 2 koha vahemaa on 6 tundi autoga sõita, on ju. Nii on. Ja tundub jube crazy, ma kujutan ette Eestist, nagu kui sa ei ole harjunud sellised maid sõitme värki. Ma ei tea, see 6 tundi on nagu siuke, pole hullu enam, vaata. Kui on vaja, lähed, käid ära. Siuke 5,5 on. Iga nädalavahetus ei viitsi. Ei viitsi. Ma pean pühapäeval minema jälle Melbourne'i oma hamba pärast. See on vist, kui ma ei eksi, siis on kas viimase kuu aja jooksul või 1 ja 1 nädal, see on kas 4. kord vist Melbourne'i minna või? Ei viitsi. Ma ei viitsi minna. Jah. Liiga tihti ei viitsi, lõpuks ongi see, et kui meil on vaja mingil põhjusel Melbourne'i minna, siis tavaliselt me sätime nagu, teeme mingi weekendi seal on ja weekend trip värk, särki lahe, aga kui on vaja nagu liiga tihti käia, siis on see, et saaks sinna ja ruttu tagasi, et nagu ei viitsi vaata, aga sa ei saa 1 päevaga minna sinna, sa 1 päev lähed ja teine päev tuled, miinimum 2 päeva. Nii et, ja kuna mina siis käisin operatsioonil Melbourne'is, ma pidin 2 nädala pärast uuesti minema siis Melbourne'i arsti juurde ja ülevaatusele, nagu autoga käid, vaata. Ja siis, ütleme nii, et ega see tore ei ole, nagu et mul oli kodus raske olla, rääkimata mingi ringi kõndimisest, kuskil käimisest, et 6 tundi autos istuda, sõita kuskil järgmine päev tagasi, ilmselgelt see ei ole tore, aga vajalik, midagi pole teha. Mis seal ikka? Ja reede hommikul siis me pidime sõitma, sest reedel kell 12 oli meil arsti aeg. Ja neljapäeval tuli Hans koju ja küsis minult, et kas sa lennukiga tahad minna? Ja mina nagu, siuke vend, mina nagu tean, et Griffithis saab lennukiga küll lennata, aga ainuke koht, kuhu sa Griffithis lennata saad, on Sydney. Jah, kommertslennukiga. Jah. Aga siis ma ma juba teadsin, järelikult keegi Hansul töö juurest lendab sinna, ma ei tea, esimene küsimus mul oli, kas väikse lennukiga. Ja Hans ütles jah, 4-kohalisega. Nii et järgmine hetk ma tõusin püsti, et minna Hansu töö juurde proovida, kas ma suudan seal lennukis istuda. Ja lennukiga lendab siis Griffithist, pidime lendama 2,5 tundi Melbourne'i ja autoga oleks siis 6 tundi lennanud. Kaalusime plusse, miinuseid on ja mis sa näed? Et autoga oleks 6 tundi lennanud. Sõitnud on ja kaalusime seal plusse, miinuseid ja asju, aga nagu ma ei tea, kas ma olen seda siin maininud, aga ega lendamine mu lemmiktegevus ei ole. Mulle ei meeldi lennata. Jah, ma pigem ütleks nii, et jah.
et see, et ei ole lemmiktegevus, on nagu väga leebelt leebe. öeldud. Ütleme niimoodi, et kui enne, kui ma tulin Austraaliasse, oli kerget viisi foobia. jah, no nüüd reisimise ja lendamisega sa oled nagu, ma ütleks, et kommertslennukiga sul põhimõtteliselt ei ole mingeid probleeme enam. See on nagu siuke pahpah. Ja, ei, selles mõttes ma saan lennatud ja nii edasi, ma alati olen närvis, kui ma lähen sinna. Need lennujaamad ajavad mind võib-olla isegi rohkem närvi kui see lendamine, aga kuna Hans on töötanud nüüdseks juba mina ei tea mitu aastat lennunduses, siis ma tean sellest võib-olla rohkem. Kas see on hea või halb asi, et sa tead ma ei rohkem? teagi, seda ma tahtsingi just öelda, et ühtepidi on see hea, et näiteks kui me oleme õhus, ma ei tea, seal lendame 12 tundi on ju, siis ma tean, et see on ülisafe tegelikult, suht nagu üldse tegelikult on ilmselgelt jälle, kui tuleme statistikasse, siis autoga on palju ohtlikum sõita kui lennukiga lennata. Absoluutselt. Ja nii edasi, aga see kuidagi ei hooma vaata ikkagi, et mingi kolakas on õhus on ju. Ja et lihtsalt kui juba teada neid asju, siis ongi see, et ma muretsen võib-olla õhku tõusmise ajal ja maandumise ajal rohkem, sest ma tean, et need on hetked, kus on natukene ohtlikum see värk. Kui väga suurem see tõenäosus, et midagi juhtub, on maandudes või õhku tõustes, kui see, et sa oled 8 tundi seal õhus kuskil on ju. Just. Ehk siis õhus olla chill. Turbulents ei karda enam nii väga, sest ma saan aru, et sellel on nagu väga miks see on ju. Ja väga tihti, kui me lendame ringi ka, siis sa tead, mis enam-vähem toimub. Mõnikord see aitab, mõnikord ei aita üldse. Et kui me Vietnamis taifuuni ajal maandusime, siis ma isegi ei mõelnud sellele. Mina ei näinud aknast välja mitte midagi, lennuk rappus täiega, tundus, et midagi oli nagu väga kehvasti kui tavaliselt, aga sinna lisaks siis, et et meil on umbes nii suured tormid praegu maandudes, et nagu ma ei mäleta, mis seal oli, et põhimõtteliselt selle mingi piloodid ei näe mitte midagi, vaata. Ehk siis, et mingi, mismoodi see lennuk maandub, sa seletasid mulle ära ja see ei aidanud üldse. Instrumentidega. Mina mõtlesin just, et julgustav, et nagu, et ei ole sõltub inimesest. Ei ole hullu isegi, kui nad ei näe, neil on kõik see nagu, neil on olemas süsteemid, vaata. No jaa, aga nagu ongi, inimesed teevad vigu, süsteemid teevad vigu, kõik teevad vigu, vaata, ikka vahel. Nii et ma arvan, see sõltub inimesest, kellele meeldib hästi teada mingeid asju, et siis see tundub loogiline. Ja kellele võib-olla minu jaoks naiivsus on ikkagi natukene nagu kergem võib-olla. Sõltub olukorrast, ma ei tea. Nii et, miks ma nii pikalt sellest rääkisin? Nii point oli lihtsalt see, et mõnikord tuleb kasuks, mõnikord mitte. Kas või seegi, et kui me nüüd tõuseme õhku on ju selle väiksema lennukiga, et siis nagu raputab rohkem lihtsalt puhtalt, et seal need mingid õhuvoolud, värgid-särgid versus me jõuame üleval raputab vähem, siukseid asju hea teada, et nagu miks muidu oleks jumala hirmus õhku tõusta ja siis sa nagu päriselt seal ja siis mingi hetk on okei ja siis hakkad maanduma ja siis on jumala mure, et mis nüüd toimub on ju. Aga lihtsalt need väiksed faktid, et kui me lendame madalal, et SAIS-i Hans ütles, me läheme väikse lennukiga, mis lendab nii madalal, siis ma olen mingi kui madalal, sest ma tahan teada, kui madalal me lendame, sellepärast, et kas linnud lendavad ka sama madalal. Lihtsalt, et ma tean, et linnud võivad lennata mootori sinna propelleritesse asjadesse, see on suur probleem. Et nagu kui me oleme õhus see 2 tundi, et ei ole ainult õhku tõusmine ja maandumine, et siis kas sel ajal võivad linnud ka seal meiega koos chillida, vaata. Et nagu ma tahan, et see jälle võib-olla, et kui ma ei teaks neid asju, siis ma ei oskaks mõelda sellele või küsida sükest asja, vaata. Me olime kõrgemal selles mõttes chill. Aga jah, me läksime lennukit proovima. Jah, sa tahtsid teada, kas sa suudad istuda seal 2,5 tundi. Ja ma ei tea, ju siis otsustasid, et suudab, sest me otsustasime, et me järgmine hommikul lendame ikkagi Melbourne'i. Ja siis mul oli ka mingi, et nagu, mis elu me elame, vaata, kuidas see võimalik on. Et mul on vaja arsti juurde minna ja muidugi ilmselgelt need asjad ju jooksid niimoodi kokku ja miks me seda siin kindlasti, meil oli jutt, et me sellest siin podcastis räägime, on see, mida me räägime väga palju konsultatsioonis enda inimestele, ma olen podcastis ka päris palju seda maininud. Alati tuleb inimestega rääkida. Lihtsalt räägi juttu, kui inimene küsib, mis teed, kuidas läheb, siis sa räägi juttu. Nagu mis sa teed? Ma lähen homme Melbourne'i näiteks. See on mingi ma lähen ka homme Melbourne'i. Räägi oma lugu ära siis. Ja nii oligi jah, umbes 5 minutit enne tööpäeva lõppu üldse hoopis teise asja pärast küsisin Adami meie peapiloodi käest, et kas sa oled homme kontoris või?
siis ta mingi, ei, ma pean minema mingi koolistust tegema, et ta läheb Melbourne'i, siis ma mingi, kus sa Melbourne'i lähed? Siis ta mingi, lendan. Siis ma küsin, et millal sa tagasi tuled? Ta ütles, noh, ma võiks nagu homme õhtul tulla, aga ma vist ei viitsi, mul jääb hilja peale, et ma arvasin, et ta laupäeva hommikul. Siis ma mingi, ma lähen homme Melbourne'i ja tahan laupäeva hommikul koju tulla. Äkki saab koos. Ja siis lendamises on väga tähtis kaal, kui palju sa lennukisse asju sisse paned. Tegime arvutused ära, siis ta ütles, jah, saate tulla küll. Nii et ja siis ma ütlesin, et eks ma lähen räägin Brendaga, kas ta on nõus. Jaa. Ja nii ongi. Näed, poleks maininud, oleks järgmine päev, oleks täna meil püha on ja nüüd see nädalavahetus me käisimegi. Täna on esmaspäev, meil on püha, homme Hans läheb tööle, poleks varem rääkinud seda, oleks olnud mingi, ma käisin Melpsis, ma ka samal ajal on ja, et oleks hiljem teada saanud. Et see on... Kui ma koju tulin, siis ma arvasin, et sa ütled ei. Arvasid või? Jah. Päriselt või? Jah. Miks? Ma arvasin, et sa, ma ei tea, kas kardad liiga palju, et süda läheb pahaks või midagi ja raputab ja vastik ja ma ei tea, et ma enne, kui ma koju tulin, siis ma arvasin, et sa ütled, et see ei ole hea plaan ja et lähme autoga. No ma olin väga kahe vahel või lõpuni välja ma oli see, et come on, sul antakse siuke võimalus lennata eralennukiga 2 tundi Melbourne'i ja 2 tundi tagasi. Kuidas sa ütled, ei, ma soovin minna autoga 6 tundi sinna, 6 tundi tagasi, nagu elu lihtsalt pakkus kandikul mulle võimalust, et ma ei pea seal autos loksuma. Plus väga tähtis detail oli see ka, et nagu need teed on auklikud, auto liigub ringi väga palju. Brenda avastas, kui auklikud on teed. Peale operatsiooni, enne opi ei teadnud. Ja see, et ma loksun, see oli siuke piin tegelikult koju sõita, ehk siis ma kartsin seda loksumist hästi palju ja ma mingi, kui lennuk loksub 2 tundi, siis 2 tundi on varem kui 6 tundi, vaata, oli lõpuks see teema. Ja jah, ühesõnaga lihtsalt, kui elu annab, nagu sul pakutakse siukene asi lihtsalt niisama, mine lennukiga. Muidu ei ole varianti ka ju sinna lennukiga minna. Siis muidugi ma põdesin, ma läksin õhtul magama, me pidime tõusma kell 5, ma tõusin kell 3 ülesse, sest ma nägin midagi lennukiga seoses unes või midagi õudset oli, siis ma mingi ei, me lähme autoga ja ma ei suutnud magama jääda, mu süda niimoodi peksis, ma olin niigi haige, väsinud, energiat ei ole, kõik on halb ja siis ma hakkasin muretsema ja stressama selle lennu pärast ja siis ma öösel veensin iseendale valetasin, ma teadsin, ma valetan ennast iseendale valetasin niimoodi, et me läheme autoga, sest me õhtul läksime magama, veel ütlesin, me võime tegelikult hommikul veel ümber mõelda ja siis ma veensin ennast sellega, et me lähme hommikul lihtsalt autoga, me ei pea lennukiga minema, kõik on chill, me tõusime niikuinii 5, et lihtsalt me peame 5:40 hakkama autoga liikuma, me jõuame. Ja siis ma jäin lõpuks magama sellega, et ma lihtsalt sisendasin iseenda me oleme autoga. Kuigi terve aeg sa teadsid, et sa valetad endale, et me oleme lennukiga. No jah, mul oli mingi, see on option vaata põhimõtteliselt. Ja kui me siis 5 tõusime, siis mina võtsin oma padja kaenlasse ja lennukile me läksime. Ja ma pean ütlema, et selle lennukiga oli mul palju chillim lennata, kui mul on ükskõik mis muu lennukiga lennanud. Mis on veits crazy. Mida väiksem, seda parem. Ei tea, kas seda saab öelda, aga point siis, mis ma Hansule ka ütlesin, või nagu ma ei mingi, kas see on ikka safe ja kas ikka tasub minna ja kui midagi juhtub, on ju, et kus siis nagu, mis siis saab, on ju, et ma olen nagu haige ka. Muidugi kõige esimene asi, kui Hans tuli koju, oli see, et me helistasime mu arstile ja küsisime, kas ma üldse võin lennata. Ja me saime arstilt sõna, siis alles läks asi edasi, on ju. Ja, nii oli. Siis Hans ütles mulle sellise lause. Et on 2 asja, mida ma pean siis teadma, kui ma otsustasin, et me lähme või ei lähe. Üks on see, et Adam, kes siis on piloot, kellega me sinna lendame, ta ei lenda iga lennukiga, eks ole. Ta lendab mingite kindlate lennukitega, et tema jaoks paljud lennukid ei ole safe'id. Mitte paljud, aga tal on nimekiri. Oma mingi nimekiri. Ja teine asi on see, et tal ei ole palju maailmas neid inimesi, kellel on sellised lennutunnid, nagu on sellel piloodil. Ja nagu me just boonusepisoodis rääkisime sellest natuke laiemalt, aga point siis ka, et ta on ägipiloot, mis on suht tähtis seal juures, et mis me just rääkisime, võta kiirelt see kokku äkki. Ei, et isegi on piloote, kellel on sama palju tunde või rohkem kui temal,
aga arvatavasti enamus need tunnid on autopiloodi peal istutud lihtsalt, et tal on reaalselt kõik need tunnid on lennatud. Jah, et kui me rääkisimegi ju lendad siit, ma ei tea, Bangkoki Sydneyst on ju, et siis poole ajast on ju lennuk lendab ise, siis äägipiloot tähendab seda, et mis me just siin rääkisime, on ju, et põhimõtteliselt kui nad lendavad väga madalalt, need inimesed on niikuinii hullud, kes nende lennukitega lendavad, aga ma lihtsalt... Sina läksid hulluga lendama. Ma läksin hulluga lendama, jah, aga vaata, ma läksin selle nagu tavalennukiga. Ma ei lenda ägilennukiga. Ja, ei lendanud ühegi elektriliini alt läbi. Jah, me ei lendanud, et me lendasime ikkagi kõrgel, eks ole. Et need ägilennukid, need ju lendavad elektriliinid alt põhimõtteliselt, saate aru sellest nagu kui madalal nad lendavad, aga teine asi on see, et nad tõusevad ju tunni aja jooksul. Tähendab, nad tõusevad ja maanduvad iga mingi 20 mintsa tagant. Nii et selle aja jooksul, kui üks piloot sõidab autopiloodi all 8 tundi, siis palju siis see teine piloot neid, et tunni, mis need on nüüd? Lennutunnid ei ole samad, et nagu kirjas on nagu lennutund ei ole võrdne, jah. Jah, täpselt. Ja siis Hans ütles mulle sihukese lause, et kui kellegiga minna, et siis, et tema on ägipiloot, ta oskab igal pool maailmas lennata, või tähendab maailmas, ta oskab igal pool maailmas põhimõtteliselt maanduda, kus saab, mis iganes on ju. Ja see rahustas mind, kusjuures väga palju, ma ei tea, kas sa tead seda või mitte. Ja. Kuniks ma sain just 2 tundi tagasi teada, et Hans jättis mulle palju asju rääkimata. Ja seda me ei saa siin rääkida, sellepärast, et mina ei teadnud üldse, et Hans seda teeb ja seda räägib ja ma sain 2 tundi tagasi teada ühe loo, mis Hans rääkis boonusepisoodis. Ta ütles, ta ei räägi seda kuskil mujal. See lugu, mul see läks ju meestar, rääkisin jah. Et ta ei räägi seda kuskil mujal, et ta räägib seda boonusepisoodis, bla bla bla. Ja mul see kõik toimus ju enne seda. Kui me läksime selle lennukiga lendama. Enne seda, umbes poolteist toimus kuskil mingi hädamaandumine ja mingid teemad on ja ka mulle ta seda tol hetkel rääkinud. Hans opereeris päästeoperatsiooni. Jah. Ja nüüd see nagu lugu muutub minu jaoks hoopis teistmoodi, sest mulle tundub, et mind on petetud. Et mina petsin sind või? Jaa. Ei. Sa ütlesid mulle, et see on nii turvaline värki ja siis sa just rääkisid mulle sellest hädamaandumise teemast, aga okei, tegelikult ma saan aru, et nad on täiesti erinevad asjad. Need on täiesti erinevad lood. Ja, see ei ole kuidagi seotud tegelikult omavahel, aga veits, kui sa hakkas mulle rääkima seda lugu või midagi mõttes. Igal juhul lendasime meie siis Melbourne'i, lend läks väga hästi. Ma siiamaani ei usu tegelikult, et me niimoodi saime Melbourne'is käia, lihtsalt eralennukiga. Juba see, et nagu kui ma arsti juurde ka jõudsime, see arst oli mingi, kuidas lend oli ja küsi Hansult, kas Hans ise lendab ja nii edasi. Ja maandumine, kõik asjad olid väga head. Lõpus oli, kui me Melbourne'i maandusime, siis natukene lennuk hüppas. Natuke raputas, jah. Ja siis Adam oli ka, et ega liiga hull, mis ta muretses minu pärast, et liiga hull. No muidugi, see oli enne kunagi väikse lennukiga lennanud. Ja see ka veel, et kui me läksime lennukisse, siis Adam oli mingi, davai, lähme. Ja siis ta oli mingi, et kas sa vist ütlesid, et ma ei ole nii väikse lennukiga lennanud, siis ta mingi, mis asja päriselt. Siis ma mingi, see oleks nagu elementaarne, et iga vend lendab kuskil mingi 4-kohalise lennukiga, vaata. No lennunduses ongi, ja siis, ja kui ta kuulis et minu vist kõige väiksem lennuk, millega ma lennanud olen, on 20 kohta, vaata, siis ta oli mingi, mis asja, vaata, kuidas nii saab, väga tore siis on ja. Aga käisime arsti juures ära ja siis, kui me jõudsime, nüüd me jõuame põhiasjani, mida ma rääkida tahtsin. Ja siis me jõudsime, me pidime järgmine hommik kell 10 saama kokku lennujaamas ja loomulikult Melbourne'is on mitu erinevat lennujaama on ja, et me ei olnud selles rahvusvahelises lennujaamas. Me maandusime Moorabeeni lennujaama. Mis on siis, ongi sise mingi õppelend või? Jah, ta ongi, kutsutakse tavaliselt selliseid lennujaami GA lennujaamadeks, ehk siis General Aviation lennujaamadeks, ehk siis sinna ei maandu ei Qatar ega Finnair, seal on jah. Seal olid päiksed jah, päiksed lennukid. Piisikesed lennukid. Ja saime kell 10 hommiku seal kokku ja siis läksime, muidu Hans ja piloot istusid siis ees. Mina istusin taga, et mul rohkem ruumi oleks. Ja siis me hakkasime lennukisse minema. Ja siis Adam ütles, et Hans, et sa siis sõidad tagasi sa lendad tagasi Griffithisse siis. Ja Hans vaatas mulle otsa, mina nagu jäin lihtsalt seisma, vaatasin nagu Adamit niimoodi. Siis ma olin mingi, nali naljaks on ja, aga samal ajal, kui ta seda ütles, ta läks kõndis teisele poole sinna, kus eile istus Hans on ja. Jah.
ja pani oma tahvli sinna ja mingi, või noh, ma ei tea, kas see on tahvel mingi lennuki jah , asi on ei ju. see on iPad , tavaline iPad , Tavaline iPad või? täiesti tavaline iPad . No ma ei tea, igaks juhuks . Ja siis istub sinna ja ma mingi, no siis ma mõtlesin, Hans niikuinii pidi aitama mind lennukisse, sest noh, siiani ma ei saa nagu ise võib-olla nagu kuskile ronida ja nii edasi . Ja Hans oli mingi, ma arvan, et ta ei tee nalja . Ja siis järgmine hetk Hans istus sinna piloodi kohale ja siis, ma ei tea, seisime järjekorras, ootasime, millal me saaksime lendama minna. Meie ees oli mingi 3 lennukit, kes õhku tõusid, samal ajal maandus mingi 3 lennukit. Ja siis järgmine hetk me siis nagu tõusime õhku. Ja siis, kui me nagu õhku tõusime, siis mul nagu sain aru, et sa nagu päriselt lendad, vaata. Et nali naljaks, aga et nagu sul on pedaalid, on ja. Ja et oh my god, siis ma läksin paanikasse, siis ma sain aru, et ta peab selle, okei, tõusime lendu, oleme õhus, mida iganes, aga maanduma pead sina, vaata. Ja siis ma olin veits mega paanikas. Veits mega paanikas . Veits mega paanikas. Ma olin suht paanikas korraks, aga siis ma olin ka mingi, noh, Adam on kõrval, vaata, et see ei ole nagu päris nii, et Võin küsida mult ju . te nalja teed või? Sa lendasid samal ajal, ma ei julge midagi küsida ega rääkida, nagu sellest hetkest saati, kui sa sinna istusid, te olite mõlemad jumala tõsised, sa ei vaadanud terve lennu jooksul mitte kordagi selja taha. Vaatasin korra ? Ei tea. Ma mäletan veel, näitasin, kus Eidi majast lendasime üle, näitasin . Ja okei, aga see oli reaalselt mingi 1,5 tundi hiljem, kui me nagu õhku tõusime ja me lendasime tagasi 3 tundi. Vett küsisin sult vahepealt . Jah, aga see oli ka, et ja siis sa nagu, et nagu sa tegelesid lendamisega, Hans. No ega lendur peab tegelema lendamisega, eks ole. Ja nagu ma aru saan, siis kui noh, et jääb mulje võib-olla vaata, et noh, enamik lennukid juba lendavad autopiloodi peal ja nii edasi, siis ei, autopilooti meil ei olnud. See lennuk ei lenda autopiloodi peal, see on ikkagi väike eralennuk on ja, et seal enamus väikestes eralennukites on praegu ka autopiloodid juba olemas, aga seal lennukis ei olnud. See on ikka siukene vintage, vähemalt seest nägi siuke vintage välja, vaata siuke kuldne beige. No ta on, jah, ma arvan, siuke ütle siis see lennuk ka ju. Cessna 172 registreeringuga ENQ, kui keegi tahab välja otsida. Ma arvan, et on umbes siuke 50 aastat vana lennuk. Ja igal juhul jah, ühesõnaga, Hans rahustas mu maha, meil on piloot, kes oskab igale poole maanduda, kui midagi peaks juhtuma, la. Ja siis järgmine hommik istub rooli põhimõtteliselt Hans. Mul ei ole piloodi pabereid, kui keegi soovib teada. Jah, nii et Hans siis sõitis lendas tagasi Griffithisse ja tegelikult oli kõik väga okei ja väga hästi tuli sul manduminegi välja. Ma saan aru, et vist mingi asjaga siin natuke näitas maandudes. Radar, ma ei tea, mis eesti keeles radar on. See, mis põhimõtteliselt et ta ei viskaks sind tuulega külje peale. Jah, et ma ei tuleks driftides, ei maanduks põhimõtteliselt. Aga ei, Brenda seda küll ei teadnud, aga ei, mina õhku ei tõusnud. Ja selles mõttes lennukis on alati mõlemad pooled on identsed. See ongi see, mida ma ei teadnud, vaata. Jah, Brenda ei teadnud, seda tuleb välja. Ma mõtlesin, et Brenda teab seda. Nii et ei, mina ei tõusnud õhku. Eriti Mooraebani lennujaamast, kus nagu Brenda ütles, enne meid oli 3 lennukit, meie taga 3 lennukid maanduvad kogu aeg, väga pisi lennujaam, nii et ei. Nii et jah, Adam tõusis õhku ja põhimõtteliselt nii pea, kui me olime Melbourne'ist lahkunud, siis ülejäänud tee lendasin mina koju, ja siis mina maandusin ka, aga ei, õhku mina ei tõusnud. Jah. Aga ikkagi, ja see, miks ma seda siin rääkida tahtsin, ei ole see, et vaadake ja kuulake kõik, me käisime eralennukiga lendamas, niisama saime Melbourne'i arsti, see on ka väga lahe kõik, ja Hans lendas lennukiga, aga miks ma seda siin rääkida tahtsin, on see, miks mulle nii väga meeldib Austraalia või üldse lihtsalt see, et mida ma mõtlen selle all, kui ma ütlen, et nagu kõik, kes vähegi mõtlevad, kas tulla Austraaliasse või mingid siuksed asjad, kui sul on see võimalik ja vähegi soov, siis jah, tule siia, isegi kas või sulle ei meeldi siin või mis iganes sellised asjad, et sa oled nagu ära käinud ja ära teinud asjad, ma lihtsalt mõtlen, et neid võimalusi, mis elus võib tulla, loomulikult neid võib tulla Eestis ja kuskil mujal maailmas ka, aga lihtsalt puhtalt selle nagu suuruse ja mitmekülgsuse pärast, mis Austraalias on, ei saa Eestis väga palju selliseid asju tekkida lihtsalt puhtalt sellepärast, et Eesti on nii palju väiksem kui on Austraalia. Nii on. Ja nagu 6 aastat tagasi poleks ma kunagi arvanud, et me elame, et me ei teadnud, et siuke kohtki eksisteerib nagu Griffith.
et me siin elame, meil on siin oma pood ja ma lendan arsti juurde lennukiga, vaata. Ja et see võib-olla kõlab nüüd siuke fleksimise või kuidagi kujutate ette 6 aastaga jõudsime siia. Ei, mitte seda, vaid lihtsalt see kõik, meil ei ole ju selleks mingisuguseid pabereid. Me ei ole selleks käinud kuskil õppimas mingisuguseid asju, vaid me lihtsalt tulime Austraaliasse, reisisime, rääkisime inimestega juttu ja lihtsalt oleme tasapisi teinud seda, mis meile meeldib. Just. Ja see on, ma ei teagi, kuidas seda kokku võtta. Miks? Ma arvan, et kokkuvõte on see, et ennast tuleb seal, no inglise keeles öeldakse, et you have to put yourself out there, eks ole, et sa pead ennast andma elu kätte, ütleme nii, eesti keeles äkki siis et anna elul võimalus ennast üllatada, et kui sa käid seda oma ühte rada ja siis võib-olla elu ei saagi sind üllatada, aga kui sa annad elule võimaluse, siis elu tavaliselt üllatab minu arvates. Jah, täpselt. Ja siin ka Austraalias sa tuled ja siis sa mõtled, et ma teen seda, teist ja kolmandat, teed hullult plaane ja nii edasi, siis põhiasi, mida minu meelest ka kõik ühes suust räägivad siin, on see, et tee plaane aussis ja kõik läheb pahupidi. Et nagu põhimõtteliselt pole mõtet neid teha. Ikka tasub plaane teha, aga alati tasub nagu kuidagi sa pead laskma elul minna või laskma nendest asjadest lahti või vähemalt sul peab 7 plaani tagavaraks olema, sest nagu tavaliselt ikkagi nagu, kui sa oled juba midagi välja mõelnud, et nii on ja nii läheb ja ma niimoodi tahan, siis väga tihti viskab see nagu elu mingeid asju juurde ja minu meelest kuidagi Austraalias tuleb seda hästi palju välja ja ma arvan, et see tulebki sellepärast, et siin on lihtsalt korraga nii palju võimalusi, et mida rohkem sa käid ringi, mida rohkem sa inimestega suhtled, seda rohkem neid võimalusi sulle tekib. Kui sa istud kodus üksinda diivani peal, kellegiga ei suhtle, kuskile käi, midagi ei tee, siis ei saa mitte kuskile võimalusi tekkida, vahet pole, kas sa oled Eestis või Austraalias lõppkokkuvõttes, aga jah, ühesõnaga minu lihtsalt mõte või kogu see mõte, miks ma seda jagada tahtsin, oli lihtsalt see, et mitte kunagi sa ei tea, kuhu sa järgmisel hetkel lendad kuskil lennukiga kellegiga koos lihtsalt sellepärast, et sa üks päev otsustasid tulla, ma ei tea, siia Veinikasse ja siis otsustasid, et sa jääd siia ja lähed sinna ettevõttesse tööle ja kõik on jube tore ja siis, mina ei tea, lähete samal ajal samma kohta ja niimoodi asjad lihtsalt juhtuvad. Aga jah, üks võti seal juures on kindlasti see suhtlus. Absoluutselt, ma olen nõus. Nii et vägev. Väga vägev. Nii et jah, me siin enamate podcasti viitsi teha teile, ma lendan lennukiga ringi, et ei lahe, mega lahe. Alati tore, see tuleb alati ka siuksel hetkel, kui nagu ei oota, et nagu sa ütlesid jah, et oli nagu plaan paigas, et siuke suhteliselt et sina taastusid operatsioonist, on ju, nüüd lähme Melbourne tagasi koju, siis mina lähen see nädalavahetus Melbourne'i, et just oli siuke tunne, et nagu, et praegu on väga rutiinne elu, on ju, et kuidagi, niikuinii sina ei saa mingeid füüsilisi asju teha, ringi liikuda, et põhimõtteliselt ongi nii nagu planeeritud ja siis väike vimka, on ju. Nii et ei, cool. Ja need nagu tõusud ja mõõnad elus, vaata, mis on nagu kogu aeg. Vahet pole, kus sa oled, mis sa teed oma elus, mis etapis, need asjad on alati ja just see nagu kontrast, ma mõtlen ka, et 2 nädalat tagasi siis, jah, täpselt 2 nädalat on ja siis ma pidin ka arsti juurde minema, et täpselt 2 nädalat tagasi ma tulin operatsioonilt, esimesed päevad ma põhimõtteliselt nokkis, on ja, aga sealt edasi mul oli nagu nii raske olla ja nii, lihtsalt üks asi, füüsiline see teema, selleks me viitsi sellest rääkida, aga just see vaimne osa, et põhimõtteliselt ainuke aeg, kus ma nagu püsti seisin oli, kui mul oli vaja nagu korraks WC-s või kuskil käia ja olla 7 päeva ja isegi jah, mingisugune 10, 11, 12 päeva jutti voodis. Ja ma olen niikuinii püsimatu inimene. Heal päevalgi. Jah. Et Brenda vahest ütleb mulle mingi laupäeva hommikul, täna ma ei viitsi midagi teha. Täna pikutame diivani peal ja chillime ja vaatame sarja ja vaatame 3 osa ära. Siis Brenda mingi, mis teeme nüüd? Pidime sarja vaatama. Ei viitsi. No ja ma võin veel vaadata seda sarjaga, siis vahepeal ma panen mingi pesu pesema või midagi on vaja teha mul või ma tahan jalutama minna või midagi ma tahan teha. Et sellest ma olen ka lahti saanud, et ei ole vaja kraamida siin kodus kogu aeg. Aga point on jah see, et ma ei suuda hommikust õhtuni näiteks vaadata mingeid filme või sarju nagu ei.
ma ei saa ja ma võin seda, me oleme ikka seda teinud mõnikord, Ei, ikka, muidugi. aga seal vahel ma pean käima jalutamas või nagu midagi, ma pean saama midagi muud teha, muidu ma olen hulluks, sest siis ma ei taha õhtul magama minna. Ja igal juhul point siis see, et kui sa nagu jutti, vähemalt minul oli niimoodi, et noh, jutti 10 päeva lihtsalt pikali, hakkas niimoodi ajuda, pluss opioidid sinna otsa. Ja minu meelest oligi just see aeg, kui ma nende nagu üritasin neid vähem võtta ja tulin justkui nendest nii-öelda välja, siis niimoodi kammis. No niimoodi, et no ma nutsin hommikust õhtuni, reaalselt. Ja iga asja peale, vaatasin sarja, midagi toredat, keegi tantsis ilusti, mina nutan. Midagi natuke oli kurba, mina nutan. Aga nagu see oli siuke suvaline asi. Aga siis juba see, et täiesti mõttetu, mida ma üldse teen siin elus, mis me teeme, mis ma teen seal selle, ma ei tea, soolehega, mis saab, on ja me siin kuskil vlogis mainisime meil mingid teemad jälle, mida me veel ei saa rääkida, aga mis ma sellega teen, täiesti mõttetu, mida me üldse siin teeme, miks me üldse seda podcasti teeme, vlog, ma ei tee enam ühtegi podcasti episoodi, ma ei viitsi neid vlog, ma ei tee mitte midagi, seda Instagrami, ma ei viitsi vaata, kõik on nii mõttetu. Nagu mille jaoks me teeme neid asju. Ja siis 2 päeva hiljem. Ei, et see oli nagu see väga-väga raske on ju tollel hetkel ja noh, neid päevi niikuinii muidu ka, aga mitte selliselt, mitte nagu nii põhjas. Ja siis järgmine päev ma mäletan, et mul oli juba palju parem olla. Ma olin voodist, tulin otse suuretu diivanile, kujutad ette, see oli väga suur muutus. Ma sain diivani peal vahepeal istuda. Ja ma tegin podcasti kontrolli kuulamist või vlogi või midagi ma vaatasin igal juhul. Ja vaatan ja imetlen ja olen mingi nii äge, issand kui lahe, et me seda teeme. Et nagu mõtle kui äge, kui me oleme reaalselt 20 aasta pärast, 30 aasta pärast istume. Ma lihtsalt kujutan ette, kuidas me istume, ma ei tea kus maailmas ja me vaatame neid asju tagasi, sest isegi kui ma praegu vaatan episoode tagasi, mis on mingi, ma ei tea, esimesed episoodid. Ma isegi ei arva niimoodi. Kuu aja pärast on miks mitte teine sünnipäev juba. Jah. Ja ma isegi ei arva enam pooli asju niimoodi, nagu ma arvasin võib-olla seal esimestes episoodides, mida me rääkisime, et nagu see maailma pilt ja asjad on ju nii palju muutunud. Ja mõtle kui äge, kui me 20 aasta pärast neid asju kuulame. Ja siis pillin põhimõtteliselt selle üle, et ma olen nii õnnelik, et me oleme seda teinud, vaata. Ja sellel vahel, nende 2 emotsiooni vahel oli vähem kui 1 päev. Ehk siis noh, kuidas see liigub, on ju, aga ütleme siis niimoodi, et üleüldiselt see 2 nädalat oli väga keeruline aeg, emotsionaalselt, füüsiliselt, igatepidi. Ja siis me läksime selle ja siis nagu elu viskeski kuidagi, et okei, et nagu ma nii kartsin seda sõitu sinna Melbourne'i ja siis elu justkui viskas selle lennuvariandi ette. Poleks elu sees osanud isegi mõelda sellele. Ei ole. Mina paar korda olen mõelnud, kui vaja on Canberras seal vaja olnud minna, ma olnud, et äkki saaks lennukiga. Aga ta on kallis ikka, noh. Canberrasse saab lennukiga siit minna või? Ei nagu oma lennukiga. Ei, see on ikka jube kallis, jah. Ta on ikka kallis, jah. Sest üks asi, et nagu kütuseks, aga sa pead nagu maksma selle eest, kus oma lennuki paned ka, on ju. Ja maandumistasud, parkimistasud, lennuki, noh, sa pead ju kelleltki üürima lennuki ka. Et jah, noh, ma arvan, et see, et me lennukiga käisime Melpsis, noh, ma arvan, et see oli mingi $1500, ma arvan. Ja, mis lõppkokkuvõttes tegelikult ei kõlagi nagu nii kreisilt, selles 3-kesi. $500 nägu on ju, ei ole kõige kreisiim asi maailmas. Aga noh, autoga on selleks odavam. Nii et jah. Jah, noh, see on jälle vaata, see sõltubki lõpuks, kuhu need asjad küündivad, on ju, et kui me räägime sellest piloodist, kellel on vaja, noh, tema aeg maksab nii palju ka rohkem, et tema jaoks, et ta lendab võib-olla lennukiga sinna ei ole kallis, vaata. Nojah, no praegu oli niikuinii töökulu. Ei, ma saan aru, et see oli töökulu, aga täpselt töö mõttes ka, on ju, et töökoht võib ka ju öelda, et sõida sinna, on ju. Selles mõttes, et see ongi, et see on ju väärtus. Et sellele inimesele lubatakse võtta lennuk ja lennata ja makstakse kõik kinni, on ju. Et jah, see on nagu sõltub, kui palju kellegi jaoks see $1500 ei ole mitte midagi, et pigem sa lendad nagu, et aeg maksab, vaata. Just nii. No nii, Brenda, aga meil vist tuli üks, kas see oli eelmine podcast episood 65 või? Tuli üks väga lahe ja sisukas küsimus ka YouTube, et kas vaatame selle kiirelt üle? Mul on sellegi üks mõte, oli algusest peale, mul läks täiesti meelest ära.
et seda kontrollida ja ma hetkel ei saa seda teha, sellepärast et mul ei ole oma telefoni. Nii et kui see nüüd, ma pärast kontrollin üle ja kui see nüüd ei ole nii, siis lõikame selle osa siit välja. Ma olen nii segaduses. Aga kui see on nii, siis jätame selle siia sisse. Ma lihtsalt pean selle üle kontrollima, et see niimoodi on. Igal juhul. Meil on tulnud YouTube'i, mis sa naerad? Nii, küsimus. Jah. Mis on siis seotud meie eelmise episoodiga, kus kohas me rääkisime väga pikalt rahateemadest. Või noh, meil küsiti... Käis läbi. Meil küsiti küsimusi, midagi, mis nippe kasutada raha, ma ei tea, seivimisel, mida iganes. Ja me sellele siis seal natuke rääkisime sellest. Plus oli seal siis küsimus, et kas Hans peab meid põhimõtteliselt üleval on ja kõiki. Ja siis me vastasime sellele on ja. Ja siis sealt tuli mingi teema, väga sisukas küsimus, millele me otsustasime vastama podcastis, sest noh, ma arvan, et siit võib saada vabalt isegi 2 episoodi sellest on ja põhimõtteliselt. Nii. Ja mul on tunne, et see inimene, kes küsis, tema on küsinud ka varem meilt ennem YouTube'is vähemalt 2 küsimust. Kas isegi ei olnud mitte see vanemate küsimus? Vanemate küsimus ja minu meelest üks veel, mis oli ka mingi, et midagi oli, kas mingid plussid, miinused. Mingi lapse kasvatamise küsimus või? Võimalik. Minu arust lapse kasvatamise küsimus ei olnud tema oma, aga võimalik, aga jah, ikkagi juba. Point on see, et vahet pole 2 väga, kui mitte 3, väga sisukat küsimus on tulnud, millest reaalselt me oleme saanud mingi 2-3 episoodi põhimõtteliselt teha. Mis ta nimi oli? Tiina? Liina. Aitäh sulle, Liina. Aitäh sulle, Liina. Ja mis mina mõtlesin, Ants, tahad teada, mis ma mõtlesin? Nii. Me lennutame Liina Griffithisse. Ma ei tea, kus Liina selles mõttes pärit on, et kas ta, või noh, pärit on ta Eestist, aga ma mõtlen lihtsalt, et kas ta elab Eestis või mitte. Ma sellele tegelikult ei mõelnud. Kas ta elab Eestis või Austraalias? Igal juhul. Mis mina tahtsin öelda, on see, et mina mõtlesin, et Liina on jändnud meile nii sisukaid kommentaare, mis on olnud minu meelest ülipõnevad iga kord, kui need on tulnud. Ma mingi, oh my god, Hans, kas sa nägid? Või siis on vastupidi olnud, on ja? Ja siis me oleme rääkinud, et ärme aruta neid asju, räägime podcastis. Ja mina mõtlesin, et me peaksime Liinale midagi tänutäheks andma. Ja mul tuli meelde, et kui me Eestis käisime eelmine aasta, siis me jätsime Eesti ühe koti. Siuke riidest kott, kus on känguru, koala, mingi Austraalia pealkirjas ja seal koti sees on mingid Austraalia mürtsi põhimõtteliselt. Ja seal on mingid pastakaid, pliiatseid, võtmehoidjaid. Magneteid, pudeliavajaid, igast mingid seal oli, sellest on mingid pildid ka. Kui on sellest pilt, saadame Katriinile, Katriin äkki saab siia panna. Ja seal oli kommid ka, pildi peal on kommid ka, komme ei ole. Sellepärast, et see on juba varsti aasta aega tagasi me sinna jätsime. Ma ütlesin emale, et söögu, võtku need kommid sealt välja. Seal on kindlasti paar paari soulehe kõrvarõngaid. Ma ei ole kindel, kas seal on 3 või 2 paari. Ühesõnaga, vaatame üle, anname teada. Ja meil oli plaanis teha giveaway selle kotiga. Aga me ei ole siiamaani jõudnud. Ei ole välja mänginud. Ja see giveaway just algas ja see giveaway sai just läbi ja selle giveaway, selle koti me anname Liinale. Go, Liina! Palju õnne, Liina! Kas ei olnud mitte ülihea giveaway või? Väga hea. Kas sa oled nõus minu meie giveaway'ga? Jah, ma olen väga selle poolt, et Liinale kingitusi anda. Eriti naljakas oleks see, kui ta elaks Austraalias. Jaa. Kui sa elad Austraalias, siis me mõtleme, siis järgmine episood me mõtleme midagi välja. Aga kui ta on Eestis, siis saadame. Nii et Liina kirjuta meile. Liina, võtame meiega ühendust. Ei, me vist peame ise võtma temaga ühendust. Ma arvan, et me võtame temaga ise YouTube'i kaudu ühendust saab võtta. Vist saab, peaks saama. Minu arust saab. Ühesõnaga, Liina, me võtame sinuga ühendust. Meil on vaja sinu aadressi ja siis me saadame sulle siis väikse Austraalia nänni kotikese. No tegelikult see nänn oli ikka siuke, et kui ma panin YouTube'i, Ei, TikToki panid. TikToki, mitte YouTube'i. Ma panin TikToki üles, kui me läksime Eesti, mis me suveniiriks kaasa võtame kõikidest nendest suveniiridest. See oli väga populaarne. Sai sinna kotti ka midagi, isegi osasid asju on topelt seal. Siis see oli, ma ei tea, 40-50 kaad, võib-olla valetan äkki 20 kaad või midagi sukest. Isegi rohkem ikkagi vaata, mis see sai ja minu meelest seal oli ka ikka mitusada kommentaari, kus inimesed ütlesid, ma tahaks neid võtmehoidjad, osad inimesed küsisid palju kui osta saaks neid asju.
noh, Jah, ma nii ei et hakka, ma ei hakka sellega tegelema, et neid Liina, kui müüa, endale aga ei meeldi, siis ärivõimalus siin jällegi, Jaa, nii jah. et põhimõtteliselt raha saadame sulle ühesõnaga, otse. rahvale väga meeldis see kraam, nii et ma loodan. Ja mina mõtlesin, et niimoodi võikski teha, et nagu reaalselt Liina on kuulanud meie podcasti, Võtnud selle aja. ta on võtnud selle aja ja need on väga sisukad küsimused ja Me asjad oleme väga mulle väga tänulikud sulle, meeldivad. Liina. Me loodame, et sulle pakk meeldib. Jah, mulle väga meeldib, et ta niimoodi kaasa mõtleb ja räägib ja ma mõtlesin, et kõige ägedam asi ikkagi, et mis me sellest Absoluutselt. giveaway'st teeme, anname lihtsalt Liinale koti Anname lihtsalt Liinale. 2 käega poolt. Nõus. ja Teeme ära. lihtsalt mainin, et selliseid asju võib veel juhtuda siin podcastis, et te teaksite, Who knows? kui te mõtlete Kes kaasa teab, ja mitu räägite. kotti meil Eestis on? Tegelikult on üks. Aga No aga meil siin inimesed liiguvad inimesed edasi-tagasi, liiguvad, alati saab pakid liiguvad, mõned särki kotid värki. juurde panna, Alati saab. No nii. soolehe kraami, värkis Ja särki. nüüd saate siis näite küsimus, mille eest. Kui mitu tükki siukseid küsid, siis võib-olla saad paki. Nii, ja nüüd siis Aga mis me siis teeme, kui Liina ei saanud, et see on esimene kord, kui ta tegelikult meile kommenteeris? no siis saab ikka selle koti. Siis saab ikka? Ja, ja. Ikka saab. No, väga. No see ei, ma olen suht kindel, et need mõlemad ma olen küsimused suht on tema kindel ka. poolt kirjutatud. No nii. Sellepärast, et mõlemad on Liinad ja mingid numbrid seal taga, ma lihtsalt ei ole nagu vaadanud täpselt. Ja hakka siin ette lugema ju seda või, jah, igal juhul. Ma nüüd loen selle küsimuse ette, millele me hakkame vastama tegelikult. Nii, tore on kuulda teie arvamusi ja et seletate lahti oma rahade teemat. Mul tekkis üks küsimus. Ma saan aru, et hetkel on teil ühine rahakott ja ei ole nagu konkreetselt ära jaotatud, kes mille eest vastutab rahaliselt ja nii edasi. Aga kas teil on olemas ka backup plaan? Mis saab siis, kui aja jooksul asjad muutuvad ja avastate, et ei soovi ikkagi koos olla? Ma jälgin Kristi Saaret Instas ja tema storydes on käinud läbi väga palju olukordi ja teemasid just rahade teemal, kus paarid on ka olnud koos pikka aega, aga aja jooksul midagi muutub ja siis otsustatakse minna lahku. Ja on palju juhtumeid, kus on ka olnud ühine rahakott, aga siis, kui lahku minnakse, siis tekivad väga suured probleemid just selle raha jagamisega. Et kas ja kuidas see üldse... Et kas ja kuidas see ühine rahakott siis ära jagatakse või kui üks osapool suhtest näiteks hakkab kiusama ja ei anna teisele osapoolele tema ette nähtud raha enam kätte ja nii edasi. Ja kui näiteks kõik raha ongi pandud ühisesse rahakotti ja endal mingit tagavarasummat ei ole eraldi, siis ei ole mitte mingit tagavarasummat eraldi. Ma pidin kerima ja siis mul tuli see sama lause uuesti. Mingit tagavarasummat ei... Ma alustan selle lause uuesti. Professionaalne podcaster. Ma olen haige praegu, see on mu vabandus. Nii, kus ma jäin? Ja kui endal mingit tagavarasummat ei ole eraldi, siis ei ole mitte millelegi toetuda. Me ei tea mitte kunagi, mis elus juhtuda võib ja ma ei anna mingeid hinnanguid, et te käitute valesti. Minul on sugulaste juures selline halva lahkuminekuga olukord olnud ja see pasameri, mis sellele kaasnes, oli kohutav kõrvalt vaadata. Ja kui ma olen nüüd Kristi storysid lugenud ja seda pasamerd kõrvalt näinud, siis mina käitun nüüd küll teisiti. Näiteks meil elukaaslasega on ka ühine rahakott, aga samas ma panen kogu aeg enda teenitud rahast ka mingid summad eraldi kõrvale. Meil on ka kõik hästi ja sujub, aga nagu mul kogemused on, siis ei saa kõiki mune ühte korvi panna. Sorry, et nii pikk kommentaar ja see ei ole üldse halvustatult kirjutatud. Ma lihtsalt soovin arutleda, et kuidas kellelgi mingid mõtted on. Ja see on ehe näide sellest, kuidas saab öelda, et mina arvan niimoodi ja ma olen kuulnud selliseid asju ja nii edasi ja sellest tuleb nii tore, mis sa naerad? Sellest tuleb nii tore arutelu ja see mulle väga meeldib see nagu kommentaar, ma olen temaga nõus ja aga et mul on nagu mingid oma arvamused ja siis sellest tuleb väga pikk arutelu, ma arvan. Versus keegi tuleb ja kirjutab kuidagi teistmoodi seda ja kuidagi halvustavalt, et lihtsalt, et te saaksite aru, et kõike võib kirjutada, küsimus on hääletoonis, eks ole, või siis kirjavillis. Nii et jah, miks sa hakkasid naerma? No sest, et ma teadsin kohe, kuhu sa lähed sellega, vaat nii saab ka kirjutada. Väga tore ja sisukas küsimus.
ei teagi kohe, kust alustada, siis mina tean. eks sa siis alusta, kui sa juba tead, kust alustada. Mina tahan lihtsalt öelda, et mina olen sellega nõus. Ka mina olen kursis nende asjadega. Ma olen vägagi nõus, et Kristi Saare ja väga paljud inimesed sellest räägivad ja sellepärast tegelikult ka praegu nii-öelda kõik see on selles suunas, et on ju eraldi rahakotid ja tegelikult ma mõtlengi, et miks see kõik on ju niimoodi tulnud, ongi sellepärast, et inimesed ongi saanud väga palju lüüa sellest, et nad on sõltunud teistest või kuidagi on pandud kõik niimoodi, et mõlemal ei ole ligipääs võib-olla asjadele ja et ühesõnaga keegi ei tohiks kellegist teisest sõltuda. See on kindel, mis kindel. Ja mina olen väga selle poolt, et sellest räägitakse ja inimesed endale selliseid kõrval nii-öelda tagavarasid või tagalaid tekitavad. Küll aga ei tee ma seda ise. Sest mul on nagu endal teistmoodi tagala, et see on lihtsalt küsimus, mis nurga alt vaadata. Aga jah, ma lihtsalt tahan öelda, et ma olen sellega nõus. Ka mina olen näinud kohutavaid lahkuminekuid, olles ise üks nende peaosalistest, eks ole. Nii et ma ise nagu mõtlen seda, et kõik, ma lihtsalt nagu tahan siia ette ära öelda, et ma ei hakka seda siin lahkama ja ma hakka sellest siin pikalt rääkima, aga mul endal on olnud selline kole lahkuminek, kus jageleti nagu mingi mõttetute asjade üle ja loomulikult oli mina ka üks nendest on ja. Et kui üks hakkab, siis hakkab teine ka ja siis ongi, et minule see on minu tass on ja keda huvitab mingi tass ja mingid sellised asjad, aga ma arvan, et meie puhul võib-olla või kuidagi, ma oskan praegu enda eest rääkida, on minul nagu mingisugused rahateemad või üldse need mingisugused asjad hästi paika pandud või mingid asjad, mis mulle meeldivad või mulle ei meeldi, ma tean väga kindlalt tänu enda ühele suhtele. Et ma olen läbi käinud mingisugused sellised, ütleme nii, et ma olen nagu väga huvitava ja väga õpetliku suhte läbi käinud ja lahkumineku, mis lõpuni välja kestis põhimõtteliselt 2 aastat äkki või? Nagu lahkuminek või? Jah, ei, tegelikult oli lahku mindud juba, lihtsalt kogu nagu jama kestis 2 aastat. Jaur ja mingid asjad, ütleme niimoodi, et ma lõpuks tulin Austraaliasse, niimoodi lõppesid mingisugused asjad ära, on ja. Aga et see on, ma lihtsalt nagu mõtlengi, et ma ei taha sellest siin praegu rääkida ja nii edasi, et ma ei taha sellest pikalt, mida sa naerad? Et sa ei taha sellest pikalt rääkida? Pikalt rääkida, siis ma venitan, on ja. Ma lihtsalt tahan öelda, et mul on hästi kindlalt mingisugused asjad välja mõeldud, kuidas, mismoodi suhtes mingid asjad minu jaoks toimiksid ja mis ei toimi. Ma olen hästi teadlik nendest tänu enda kogemustele. Yeah. Et ma olen ka läbi elanud ühe sellise suhte. Lihtsalt tahtsin seda öelda. Juba pikalt ütlesid. Ma ei osanud seda kuidagi paremini öelda. Mina tahaks öelda seda, et mina olen 100% nõus sellega ja mina soovitan seda kõikidel inimestel teha. Et mitte minna lahku suhtest, kus sa oled sellepärast, et sul ei ole võib-olla rahalist iseseisvust, on keeruline. Kas ma võin korra segada vahele või? Nii, aga ainult siis, kui sa pikalt ei räägi. Minu jaoks vist isegi see, et okei, sa lähed lahku hakata võitlema seal nende rahade asjade pärast väga halb. Minu meelest hullem on see, et inimene on suhtes, et ta ei lõpeta seda suhet ära sellepärast, et ta sõltub rahaliselt või vastu mis iganes. Et see on minu jaoks isegi palju hullem, kui see nii-öelda kaklus seal lõpus. Et see on nagu väga keeruline situatsioon ja kõigil võiks olla mingisugune tagala ja mingisugune turvatunne. Ja võib-olla ma ei usu seda, aga võib-olla kunagi vaatame seda episoodi ise Brendaga ja mõtleme, kui lollid me olime. Aga mina kahjuks endiselt ei plaani seda teha. Ega ma ei oska öelda ka, miks, ma ei tea. Minu loomuses seda lihtsalt ei ole. Ma olen siuke, nagu pokkeris ikka all in vend, vaata. Tuleb tagasi, tuleb kas 5 milksi või tuleb 0 tagasi, eks ole näha. Riskid on riskid. Jah, riskid on riskid, et jah, mina tahan öelda, et meil on see olemas. No jah, meil on, selles mõttes nagu siin küsimuse mõistes, et näiteks ma toon näite lihtsalt.
meil on rahad igal pool, tead, ütleme nii. Aga üks meie backup money, mis on üpris suur summa raha, on teoreetiliselt pangakontol, mis on Brenda pangakonto. Kuigi mul on ligipääs sellele pangakontole. Ja noh, me oleme üldse väga veidrad inimesed. Brendal on kõikidele minu kontodele ligi, minul on kõikidele Brenda kontodele ligipääs. Ma ei tea, kas nad on veidrad, lihtsalt meie süsteem on niimoodi üles ehitatud, et me kasutaksime ühte kaardi, et me ei raiskaks nagu lisa mingit raha vaata. Jah, aga no ma arvan, et meil on kui ühine nagu inimesed kaart, ei ole abielus, siis ma arvan, et see on pigem veider, et sul on kõik nagu pankadesse ja igale poole ligipääs. Ma arvan, ma ei tea. Ma arvan, et meil see ligipääs on lihtsalt puhtalt sellepärast, et meil on vaja seda süsteemi teha, millest me räägime oma boonusepisoodis. No jah, aga ma arvan, et paljud inimesed ei teekski niisugust süsteemi, siis kui igastahes. Et lõppkokkuvõttes, ma ei tea. Ma olen nõus Liina, aga ma arvan, et kõik võiksid seda teha. Kõigil võiks olla vähemalt, ma ei tea, 2000 eurot tagataskus, et vähemalt kui sa tahad mingisugusest suhtest välja astuda, mis iganes põhjusel see on, et sa ei pea mõtlema selle peale, et kas sa suudad kuskil mingit korterit üürida mingi aja, või kuni sa leiad mingi uue koha endale. Eriti peab seda tegema siis, kui mängus on lapsed. Ütlen mina. Et vaata, mina räägin nagu enda eest. Mul ei ole... Me korra sellel teemal rääkisime ja me jõuame veel senneli varsti, aga meil on kass, on ju. Jah. Eks ole. Jah. Aga selles mõttes meil ei ole last, see on teistmoodi. Ma saan aru, et kui sul on laps, sa ei vastuta ainult iseenda ja oma kõhutäie eest, on ju, vaid sul, seal on hoopis teised asjad, nii et meie räägime, me sinna nagu ei küündi, sest meil ei ole lapsi, on ju. Ja et kui sul on laps, siis seda enam peab olema, ma arvan, see nii-öelda tagavara raha olemas enda jaoks, igaks juhuks, kui midagi juhtub, on ju. Ja minu jaoks see tagavara raha ongi see meie tagavara raha, millest ma ei tea, kas me nüüd rääkisime selles eelmises episoodis või mitte, aga point on see, et me just lindistasime sisse boonusepisoodi. Boonusepisoodis me räägime lahti kogu meie rahasüsteemi, kuidas see algas, mida me tarbisime tol hetkel, kuidas üldse... nagu ma mõtlen nagu podcast'e ja raamatuid ja asju. Ja kui kuulate meie boonussisu, siis saate teada, mida me tarbitame. Mida me tarbisime siis. Igal juhul nagu mõtle mingid podcast'e, mingid mõtteid, asju, kuidas üldse me üles ehitasime oma rahasüsteemi, kus me tänaseks selleks oleme, bla bla bla. Ühesõnaga aprillikuu episoodis me sellest räägime, maikuu episoodis me selle teema lõpetame. Me ei hakka siin ümber seda rääkima. Aga üks kõige tähtsam asi on kriisikonto, tagavarakonto, meelerahukonto, kuidas keegi seda kutsub. Ja meil on see kokku kogutud. Meil on oma mingi kindel summa sinna mõeldud, mis see summa olema peab. Ja see on üpris suur summa. Et see ongi mõeldud, et ma saan sellega, me kahekesi saame kuid sellega elatud, kui elus midagi juhtub. Ja lihtsalt, kui sa nagu, ma ei tea, kui sa, ühesõnaga kogu asja point on see, et suurt summat pangakontol lihtsalt niisama tiksuda, ei ole mõistlik hoida. Tõsi. Et kui sa nagu tahad, ma ei tea, raha teenida ja nii edasi, siis sa ei jätta omale mingeid 10 000 dollareid, eurosid lihtsalt niisama pangakontole, las see kaotab seal oma väärtust. Ei, see tuleb kuskile mujale paigutada. Just. Ja kuna meil niikuinii see üks suurem summa seal on, mida me ei puudu, ei katsu, see on lihtsalt kriisideks, kui midagi juhtub, nagu Hans siin enne tõi välja või jälle oli eelmises episoodis, läheb hambaarsti juurde, tal on vaja 4 tonni maksta. Mis sa teed, on ju? Maksad 4 tonni, midagi pole teha. Kus see tuleb? Kui ei ole mingit tervisekontot, siis tuleb back-upist vaata või nagu mingi kriiside raha, eks ole. Kuigi tegelikult see kriiside raha oli meil mõeldud see, et sa kasutad seda siis, et see on viimane raha, mida sa üldse kasutad. Sa kasutad seda siis, kui sa põhimõtteliselt lähed kuusa alla elama, on ju. Et tõesti on väga suur kriis käes. Et siis ma ei näe varianti, et see raha on arvestatud ju 2 inimese jaoks ja kui me peaksime minema laiali, siis ilmselgelt kõik asjad lähevad pooleks ja nagu seal on see et sa ei pea selleks midagi tegema, sa ei pea midagi maha müüma, et seda, ma ei tea, telekat pooleks teha või mingid siuksed asju, on back-up money, pool kuulub mulle, pool kuulub sulle ja see läheb automaatselt pooleks. Üks asi, mida me võiksime oma mõlema meelerahu heaks teha, on see, et me teeme selle konto pooleks. Üks on Hansu kontol, teine on Brenda kontol, Brenda salatagavararaha, Hansu salatagavararaha, aga milles tekib probleem seal on see, et need mõlemad asjad teenivad palju vähem raha
kui nad teenivad ühel kontol koos olles. See raha teenib meil intressi ja nagu ma ei viitsi ka väga. mida sa ei viitsi? No siis on Kanda nagu... igale veel ühele kontole lisaks raha. Tüütuna. Ja nüüd see kõlab nagu hästi nagu nõmedalt ja pinnapealselt, et ma ei viitsi raha kanda 3. kontole, aga meil on rahasüsteem, meil on, ma ei tea, 10 erinevat kontot, kuhu me kanname raha iganädalaselt. Okei, 10 võib-olla palju öeldud, aga noh, meil on reisikonto, investeerimise konto, see arved, on ja, et jah, vahet pole, okei, teeme selle lisakonto näiteks, on ja. Aga mina ei näe pointi sellel, sellepärast, et minu jaoks täpselt see sama asi, mida siin nagu toodud on, minu jaoks see tagavara raha ongi lihtsalt sealt nii-öelda pool kuulub mulle ja pool kuulub sulle. Ja, aga see lihtsalt tähendab seda, et et ongi, ma arvan, et nagu see on keeruline teema selles mõttes, et sa arvadki, et sa tead inimest, on ju, sa arvad, et sa võid usaldada inimest, No seal on jälle nagu üks asi, et mina olen... kõik kontod tühjad ja ma olen mingi väikse Indoneesia naisega kuskil riigist lahkunud, ma ei tea, ma lihtsalt toon näite, on ju. Et sul ei ole isegi kellegagi arutada seda, et see läheb pooleks, kõik rahad on läinud juba. Rahad on läinud, jah. Väga jõhker, jah. Väga crazy, on ju, et see ongi siis... Aga siis ma olengi puupaljas ja selles mõttes, et ma ei tea, ma tunnen, et see 2000 eurot või dollarit või ma ei tea, mis see summa oleks, mis ma sinna kõrvale peaks panema, see peaks olema palju suurem. Ja hoida ikkagi lahtisel kontol selliseid summasid on, see kaotab iga päev oma väärtust, sellel ei ole pointi. Nojah, aga see ongi aga meele rahu. Aga kui ma paneksin 2000 eurot näiteks sinna, see ei... Ma tunnen, et ma ei tea, Austraalias ka võib-olla nagu, ma teeksin selle raha, ma nagu jääks ellu. Jah. Aga ma tean, et kui sa läheksid selle Indoneesia naisega, kui sa läheksid selle Indoneesia naisega kuskile ja võtaksid kõik asjad, sa ei saaks seda teha, sest osad asjad on minu nimel. Nojah, aga siukseid asju on nii keeruline ajada. Auto ja firmad ja asjad on minu nimel, sa ei saaks seda teha. Ja mina ei saaks sulle seda teha, mingid asjad on sinu nimel. Mingid rahad on sinu käes. Me ei saa tõmmata üksteist paljaks. Ma ütleks, et see on ikkagi mingil määral on see lihtne. Et nagu, jah, juriidiliselt, aga siis hakata seda ajama, et nagu, jah, nagu tavainimese jaoks on võib-olla 20 või 30 või 40 või 50 000 dollarit on suur raha, aga seda, et seda kuskilt kohtusüsteemi kaudu hakata taga ajama, see on nagu, põhimõtteliselt on võimatus, et see on põhimõtteliselt võimatus seda raha kunagi tagasi saada, kui sa ei jõua kokkuleppele selle teise inimesega. Okei. Ma olen nagu nõus algusest peale tegelikult kogu selle asjaga olnud. Ma lihtsalt praegu mängisin seda, nagu mõtlen seda rolli lihtsalt, et nagu, et meil tekiks arutelu, on ju, et tegelikult ma olen nõus selle kõigega ja tegelikult see peaks nii olema. Ma lihtsalt tahan öelda, et minu jaoks ongi see meie raha, mis on seal ühel pangakontol, ongi meie jaoks tagavara raha, pool mulle, pool sulle, kuigi kõik on üks, on ju, aga et lihtsalt, et me ei tõsta seda eraldi, sellepärast, et me teenime selle pealt palju rohkem raha, kui need on koos. Ja ma saan aru, et see võib-olla meelerahu, ma loodan, ma ei pea kunagi sõnu sööma, aga... Ma arvan ka, et see lõppkokkuvõttes meie puhul näitab lihtsalt seda, et kas see on siis õige otsus või vale otsus, et me üksteist nii palju usaldame ja eks me siis näeme, kas sina jooksid Indoneesia mehega ära või mina Indoneesia naisega, aga et lõppkokkuvõttes jah, ma arvan, et see on metsikult hea nõuanne ja inimesed peaksid seda nõuannet jälgima. Et see on täpselt sama nagu meie meelerahu raha või fond. Et kui üks päev, ma ei tea, mis öeldakse Austraalias, enam ei tohi, ärid ei tohi töötada ja mina ei tea, lennundus pannakse kinni, siis meil samamoodi nagu meil on meelerahufond, et mis me siis teeme, et see on samamoodi. See on samamoodi, nii et ja huvitav asi, mis ma lugesin ühes Austraalia finantsgrupis oli veel see, räägiti seal siis, et inimesed, et kui on üks inimene paarist, kes on olnud kodune, siis pere otsusel, et kui minnakse lahku, siis kuidas need varad jaotatakse, eks ole, et ilmselt me räägime juba abielus inimestest, kus rohkem võib-olla seadusel on õigust öelda, mida tehakse varadega.
ja siis seal oli see, et inimene, kes kodus on olnud, et tema peaks saama 65–70% kogu perevarast endale, mis oli alguses minu jaoks väga üllatav, aga põhjendus on väga loogiline, et kui ikkagi pere ühiselt otsustab, et üks inimene jääb siis koju ja tänapäeval võib see olla ju kas mees või naine, et vahet ei ole selles mõttes. Et siis see inimene paneb ennast tööturul kõvasti kehvemasse olukorda ja siis lahku minnes temal ei ole sellist teenimispotentsiaali vähemalt algselt, et siis tema saab suurem osa perefinantsidest jällegi, kui ollakse abielus, mis oli minu arust väga huvitav ja mul pole õrna, kas Eestis ka nii on, see oli Austraalia näitel. See oli Austraalia näide või? Jah, see oli Austraalia finantsgrupp, kus ma see seda nagu, lugesin. jaa, täpselt, no samamoodi nagu sa mulle seda rääkisid, on ju, tundus ka mulle mingi mida ja täiega loogiline tegelikult. Täiega loogiline. Et kui nagu meie oleme ja see mulle nagu meeldis, et nii tehti, on ju. Nii tehti või nii on, ma ei tea, kas see ikkagi see ju ei ole ju, ma ei tea, see ei ole ju niimoodi, et vähemalt minu maailmas, see ei ole niimoodi, et mina otsustan niimoodi ja nüüd sina pead minuga kaasa tulema vaata või vastupidi, et nagu paari suhtes ju ollakse koos tiim, noh, ma räägin minu maailmas, et mitte minu maailmas, see kõlab võib-olla nõmedalt, nagu nii nagu mina arvan, et võiks olla, on ju. Et lihtsalt, et me oleme koos tiim, me ju koos teeme neid otsuseid, me koos pürgime millegi suunas, meil on koos mingid unistused, eesmärgid, mida iganes on ju, kes tahab, mida iganes keegi tahab, on ju. Ja me oleme sellest mõlemad teadlikud ja me siis kas liigume koos sinna või pushime üksteist, kuhu suunda kellelgi vaja minna on. Ja sealt tulebki mängu, et kui otsustatakse saada lapsi või otsustatakse, et ma ei tea, näiteks, on ju väga palju näiteid, kus üks osapool siis peab hästi palju reisima ja teine peabki siis olema kodus väga palju, ma ei tea, lastega tegelema, perega tegelema või lihtsalt kodu korras hoidma või mis iganes, et tema töö ju siis ei ole vähem kui see, kes käib, reisib ringi, et see toetus, mis tuleb kodust, on üks eduka inimese põhiasjadest. Absoluutselt. Et see tihtipeale unustatakse alati ära. Et kui mingi mees või mingi naine on kuskil väga edukas, ta võib vabalt olla üksinda edukas, täiesti vabalt. Kindlasti on tal mõni äge sõbranna, kindlasti on tal võib-olla mõned lähedased, ma ei tea, õed, vennad, emad, isad, mis iganes, kes teda loodetavasti on tal abiks, mis iganes, aga ma mõtlen just paari suhtes, et kui on väga edukas mees või on väga edukas naine, siis ikkagi see, kes on tema kõrval, temal on väga suur roll sellest. Absoluutselt. Et mees saaks olla edukas tööl, siis tal ei saa ju olla kodus vingum naine, kes käib ja viriseb ja tänitab ja ei tee ka kodus võib-olla mitte midagi ja lihtsalt chillib ja lalala, see ei toimiks. Ta ei saaks olla kunagi lõpuni välja väga-väga edukas, sest ta on ju muredega tööl. Ja täpselt samamoodi vastupidi, et see võib olla ka teises soorollis, on ju. Ja kui mingid sellised asju otsustatakse, siis lõpuks ongi see, et kui me otsustame, et ma tõin selle nagu reisimise näite, aga ongi, et näiteks, ma ei tea, mehele pakutakse tööd või toome naise näite, naisele pakutakse tööd Dubaisse. On ju, elu parim pakkumine peab minema ja otsustatakse koos, et minnakse ja mees läheb sinna kaasa, aga mees võib-olla ei leia oma erialal tööd, aga vahet pole, ta ongi võib-olla kodus, jääb lapsega koju tegelema, mis iganes. Ei taha Dubai lasteaeda panna. Jah, näiteks on ju. Siis ju see, et see naine sai sinna Dubaisse minna ja sai võib-olla rohkem raha, võimalusi, karjääriredelil väga kaugele jõudis, mis iganes. Mehel oli väga, nagu et see ei olnud üksi naise peal. Sellel mehel oli väga suur roll, et ta toetas, ta läks kaasa, ta hoidis kodu, tegeles sellega. Ehk siis mul on tunne, et vahepeal ollakse nagu hästi palju seda, et iseseisvad oleme ja et peame nagu kõike nagu ise tegema, aga et unustatakse ära, et selle eduka mehe või naise selja taga on alati keegi. Kas see on siis tema kaaslane, on see tema lähedane, keegi lähedane on ju. Et on kindlasti neid üksikuid inimesi ka, aga üldiselt ma räägin, et kui räägitakse nii-öelda suhtes või perekonnas koos on ikka lihtsam. Jah, täpselt, et siis, et selle eduka inimese taga on tegelikult väga tugev inimene, kes ka toetab teda sellel teekonnal, vaata. Ja seda tahtsin öelda. Mul oli tegelikult mingi muu mõte, aga siia ma jõudsin. Aga eksid. Alguses hakkasid kuhugi mujale minema, aga jõudsid siia hoopis kohale. Kas sa mäletad, mida ma üldse alguses rääkisin? Naised, mehed, toetame edukas. Et siis ongi ju väga loogiline, et koos ühiselt otsustatakse, et davai, üks teenib nii palju, et ei ole vaja käia tööl, Austraalia näitel ka,
mis see oli, 2 sotti või? $200 või palju see nagu, et Austraalias nii-öelda riigi poolt on siis lasteaed või lastehoid on siis nagu, ma ei tea, kella 9-st kella 2-ni vist äkki või? Ja see, et sa saaksid terveks päevaks panna lasteaeda lapse, see juba maksab mingi $200 päev või midagi sihukest. Võimalik, et ma eksin numbritega, aga see oli nagu crazy summa, see oli väga-väga suur summa. Ehk siis, kui palju peab see inimene teenima, et ta paneks lapse lasteaeda, et minna päeval tööle ja ta peab teenima kõvasti rohkem kui see, mis ta maksab lapse lasteaia koha eest. Ja sellepärast ongi väga paljud ju, Austraalias ei käida niimoodi lasteaias hommikust õhtuni. Ainult väga rikkad inimesed saavad arvatavasti lubada seda endale, et sul on hommikust õhtuni laps lasteaias või siis on sul lapsehoidja. Ehk siis selle näitel ka ju on siis ju mõistlik, et üks jääb koju, teine käib tööl, aga see tähendab, et tegelikult tuleviku vaates siis ju üks või teine paneb ennast ikkagi 3 aastaks. Loomulikult lapse kasvatamine on palju tähtsam kui raha teenimine ja nii edasi, aga tulevikus on sul vaja sellele lapse trennid kinni maksta ja Austraalias näiteks, kui laps tahab ülikooli minna, sa pead ülikooli eest maksma ja Austraalias ei ole sellisel tasemel, ma ei tea, riigikoole nagu on Eestis. Ehk siis võimalik, et sa pead oma lapse tasulisse kooli ka panema, ma ei tea, vaata, ma ei ole nii kursis nende asjadega. Ehk siis jah, see on olulisem, et ma kasvatan last kodus ja ma ei pane oma last lasteaeda ja ma veedan kvaliteetaega oma lapsega, aga 3-4 aasta pärast ma olen tööturult nii maha jäänud oma erialal näiteks, mida ma õppisin. Ja siis ma olengi nii-öelda maha jäänud ja mul on võib-olla raske tööd leida ja et lõpuni välja ikkagi hiljem ma pean ikka ju maksma kõikide asjade eest ja nii-öelda oma elu ja asjade eest. Lõppkokkuvõttes on see, nagu see on ikkagi meeskonna otsus, mida tehakse. Jah, et et ta paneb ikkagi sinna haavatas karjääri või raha teenimise võimalustest on täiesti loogiline, et see on, sa paned ennast nii-öelda sinna pausi peale korraks. Jah, nii on. Ja tundub loogiline, et siis see otsus, mis tehti, et väljavaate mõttes vaata. Nii et vaat huvitav oleks teada ka, kas Eestis on ka niimoodi. Aga mis me siis lõpuks oli Liina või oli Tiina? Liina oli. No vabandust. Tiina on ka ju üks teine, kes kommentaari. Igal juhul. Mina olen väga nõus sellega, et tasub, mul tekkis nagu üks mõte sellega seoses, et kui on ühine rahakott ja nagu pole minu ja sinu asju ja panustatakse nagu ühiselt ja nagu kuidagi ei mõtlegi vaata neid mingeid asju, et siis kui üks paneb nagu kõrvale, siis peaks ju teine ka panema. Jah, ma arvan küll. Jah, et mõlemad panevad omale kõrvale. Ma sain tema jutust ka, et tema suhtes. Ei, mul lihtsalt tuli see mõte. Ma arvan küll, jah. Et mõlemad panevad siis omale. Ja. Või osadel inimestel on ühine rahakott nii-öelda, on ju. Kuhu nad saadavad iga kuu, iga nädal nagu mingit raha. Nagu ühisteks kuludeks, jah. Ei, ma räägin, mis kellel töötab selles mõttes, et kes tahab, elab eraldi rahakottidega, kes tahab, elab koos. Ma arvan, et üleüldiselt jah, kui veel eriti alustavates suhetes, ma arvan, et see on väga hea mõte hoida mingi väike tagala endal ja panna see raha kõrvale. Ma arvan, et alustades võib-olla alustataksegi võib-olla niimoodi vaikselt oma rahakottidega. Üks asi lihtsalt, mida teha, eriti Austraalia mõistes, kui inimesed tulevad Austraaliasse, kes kuulavad koos on ja et kunagi ei tea, võib tekkida sponsoriplaanid või asjad, et siis, et hiljem tõestada on lihtne, kui sul on mingi ühine pangakonto. Et lihtsalt Austraalia mõistes võib-olla või kus iganes, et ma ei tea, mingi konto, kus käite näiteks, ma ei tea, kogutegi reisiraha või mingid asju, et võib ju olla eraldi rahakott, aga sa siis ühisele kontole. Ma tean, et meil on ka sõbrad on öelnud, et neil on niimoodi olnud, et neil on muidu nagu eraldi rahakotid, aga neil on siis ühine konto, mida nad siis kasutavad, kui nad nagu elavad tegelikult selle konto pealt, et põhimõtteliselt kui nad käivad väljas söömas, kui nad käivad poes ja nii edasi, et siis kui nad otsustavad omale mingid asju osta, et siis nad kasutavad siis oma seda raha, aga et muidu ühistegevusi kõiki nad teevad siis selle ühe pangakaardiga, mis on ka väga loogiline. Tundub ka mõnus ja loogiline süsteem, kuidas asju teha. Nii et jah, aitäh jälle Liinale, et sa selle küsimuse kirjutas meile. Ja palju õnne paki võidu puhul. Palju õnne. Meie giveaway ainuke osaline ja võitja, kes ei teadnud, et isegi osales. Ei, osalejad on alati olnud. Osalejad nagu sellest hetkest saati, kui me ütlesime, et me loosime välja vahepeal mingeid asju. Jah, nii et kirjutage alati, kunagi ei tea, kui giveaway käib. Giveaway käib kogu aeg. Giveaway käib kogu aeg, nii et kirjutage meile, joonistage meile. Ja suur aitäh, Liina, me võtame suga ühendust vähemalt, ma loodan, et
YouTube'is saab ühendust võtta. kuule, ära plaksuta inimestele kõrva. No vot, ma üritan. Aga jah, mis mina veel tahtsin öelda, et boonuses me räägime sellest pikemalt, keda huvitavad rahateemad või kuidas saab niimoodi üldse ja nii edasi, siis Kuidas saab üldse? kuidas niimoodi üldse Ja saab. mida me tarvitame? Jah, siis minge kuulama meie boonuse, aprillikuu boonus on juba väljas ja mai oma tuleb sellele järg. Tuleb järgi, jah. Nii et, aga nagu alati, kui tahate näha meie igapäeva elu, siis selle jaoks tavaliselt Instagram ja nüüd ka väga populaarne TikTok. Brenda on miks mitte. See ei ole nüüd populaarne. TikTok on olnud alates viimased, ma ei tea, 3-4 aastat. Ei. TikTok on alati olnud populaarne. Ma tahtsin öelda, et meie TikToki konto on nüüd väga aktiivne. Jaa, ma postitan sinna iga päev, Ja igast kraami. Brenda postitab igasugu huvitavat kraami, nii et minge vaadake TikToki, miks mitte Austraalia. Ja ma Instasse ei ole nädal aega midagi pannud. No võt, Brenda, see ei ole hea reklaam. Instagrami tuleb ka mõlemasse, aga mitte sama kraam. Ei ole nii, et minge vaadake Ei ole. mõlemast. Instaga oli see probleem, et Instas oli mingi terrorid ja ma ei Insta oli saanud katki. storysid panna üles. Panin story'd üles 7 inimest vaatas, mis mõttes. Ja siis ma ei pannud ja siis ma panin TikToki ja nüüd ma olen kõik TikToki pannud. Ma Nii lähen, Instas peaks olema nüüdseks väljas ka tegelikult see väike minivlog, kui me käisime Melbourne'is lennukiga, nii et minge vaatama. Minge vaatama. Meil alati joonistage, kirjutage, saatke küsimusi, meile meeldib teiega suhelda, aga muidu näeme teiega juba järgmisel nädalal, järgmises episoodis. Tšauki, tšau! Tšau!